Raadio 2. Kuidas siis ajakirjanduskriitik saab aru, et käes on hapukurgi või antud juhul siis soolatud verivorsti hooaeg? Selle järgi, kui meedia hakkab rääkima iseendast. Meil on siis täna hommikuprogramm on raadioeri. Kui meil enne käis siin Vaido Vannel Sky meediast, siis nüüd on meil järg Siim Pohlaku käes ja see oli siis Kesk-Eesti raadio ja Põhja-Eesti raadio. Või kuidas sul see meediaettevõtte nimi oli lõpuks? Ettevõtte nimed olid jah, Kesk-Eesti raadio, Põhja-Eesti raadio ja kaubamärk on ikkagi Tre raadio, mida teatakse. Tere hommikust, Siim Pohlak. Tere hommikust. Siim, no ma ei tea, enne kui me asume korraks Tre taustade juurde, kuidas sulle tundub, mida sina ennustad, et kuidas raadio võiks areneda? Kuna sa oled ikkagi fanatt, oleneb ta sellest, et sa nüüd sellest meediast väljud, siis ma eeldan, et see raadio ikkagi tiksub sul südames edasi mingil viisil. Ma olen jah mõelnud seda, et kuidas see asi läheb ja minu visioon või arvamus, mis saab edasi, on see, et lõpuks on selline üks suur meedium, mis on nii helis, pildis kui ka siis ütleme telefonis sul kätte saadav, et me teeme siin nii-öelda raadiosaadet, see samal ajal jookseb pildis ja võib-olla sa saad veel mingit teksti osa sealt kuidagi online'is juurde võtta enda samad asjade kohta, et tekib, ma nimetaks seda meediumiks, ma ei tea, mis selle nimi hakkab olema, aga mina arvan, et juhtub midagi sellist tegelikult. No kui suur raadiotarbija sa praegu oled ise? Ikka klõpsin ja kuulan ja viimaseid päevi veel Tre raadiot ja siia sõites kuulasin Raadio 2 ja natuke on silmanurgas pisarat, 15 aastat tööd ja nüüd siis saadata iseseisva elu peale. Ärimehed ütlevad, et eks see äritsükkel ongi 5 aasta kaupa, selle jooksul saad paar südarit, mõned infarktid, insuldid, käid korra puhkusel ja siis leiad uue idee, kuidas edasi minna ja siis 5-aastase tsükli lõpus mõtled, et sai juba tehtud kah, ei tea, kas enam ongi vaja ja siis kas müüd maha või võtad järgmise 5-aastase tsükli ette. Kuidas sul selle 15 aasta jooksul, mitu korda oli see mõte, et kui nüüd tuleb ostja uksest, siis küll müüks maha? No ütleme tegelikult pikka aega ei olnud, et ikkagi sa saigi ehitatud, nagu sa kirjeldad, põhimõtteliselt jah, 5 aasta tsüklite kaupa, et 2010 Raplas tegelikult esimese kohaliku sageduse kohaliku raadioga sai Kultuuriministeeriumi ukse taga käidud müts peos, et äkki leiaks Raplas ühe sageduse, hakkaks vaikselt tegema ja sealt edasi siis 2014 tuli Pärnu, 2016 Paide, 2019, 17 Lõuna-Eestis, Tartu, Võru, Valga, Põlva ja edasi Tallinn, et ta oli pidev ehitamise protsess, et selles protsessis nagu ei olnud mõtet müüa, aga praegu, ütleme peale koroonat on tegelikult üks kriis ainult teist taga ja mis tegelikult sisuliselt suuresti on ka likvideerinud märkimisväärse osa meie kliendibaasist, kes olid väiksed firmad, kohalikud firmad, kohvikud, autoremonditöökojad, et need firmad on pannud oma uksed kinni siin inflatsiooni ja energiahindade kerkimise tagajärjel ja meie reklaamiturg on järjest kitsamaks jäänud. No Siim, kuidas kõik alguses sai, sa juba ütlesid ka, et Raplas läksite Kultuuriministeeriumi ukse taha, aga miks sa hakkasid tegema raadiot tol hetkel? No ütleme, ma olen olnud eluaeg lapsest saati kuidagi 90ndate alguses tuli Raadio 2, Top Raadio, põnevad programmid, hästi palju melu käis selle ümber, et ega Raadio 2 on ka olnud mõnes mõttes nagu see lapsepõlves selle raadiopisiku tekitaja, et sai kuulatud neid igasuguseid ülekandeid, põnevaid asju, tol ajal oli raadio A ja O ja kõik kuulasid ja kõik põnev toimus raadioeetris, et kõige kiirem, kõige operatiivsem ja mis noorel inimesel veel võiks paremat tahta olla, kui sul selline melu käib sealt raadioaparaadi kaudu, et täna siis polnud sotsiaalmeediat mitte midagi, et oli väga põnev kuulata. Aga kuidas ülesehitamine käis, et okei, idee on olemas, kirg oli olemas, no aga teadmised, tehnika, ruumid... Eks see tuligi niisuguse katse-eksituse meetodil, et mõned tutvused tekkis ikka, saitasid tehnilise poole pealt nõu anda, kes olid ise varem kunagi kohalikku raadiot teinud. Enne seda ma käisin veel tegelikult Kuma raadios, tegin 2 aastat, tegin mingit nädalavahetuse vööndit ja eks ta oligi alguses tehniliselt, ega me läksime eetrisse, siis oli kohe ka suur skandaal ikkagi, et esimese nädalaga, kuna mast oli saatja pandi Rapla kesklinna, mitte kuskile äärde, nii kui nüüd tagantjärele teada saime, oli vaja, siis Raplas kõik raadiod läksid lukku ja mängisid ainult Tre raadiot, seepärast, et signaal oli me suur skandaal oli, kõik telekanalid olid kohal ja filmisid ja prouad kurtsid, et kuulasid huvitavaid saateid Vikerraadiost, aga nüüd tuleb ainult Tre raadiot ja keerasid ja lasid seal seda muusikat. Nõukogude ajal mängisid hambaplommid raadiojaama nimega Majak, see oli pikal lainel ja väga kõva võimsusega. Üldse need lainepikkused olidki ainult kõvadel võimsusel levivad ja siis mängisid plommid seda. Kas siis Raplas oli midagi analoogset, et põlveprotees mängis Tre raadio? Enam-vähem nii oli jah, et tõesti, et see on mingisugune selline tehniline anomaalia, kui saatja on ikkagi liiga keset linna, üldiselt mobiilimastides kuskil metsaservas või piisavalt kõrgel, aga meil oli ta Rapla kesklinnas seal kohe ühe madala masti otsas ja ta lõi kõik raadiod lukku, nii et me kolisime 6 aja pärast saati ära ja siis läks olukord paremaks, aga esimese 6 aega jah, selles mõttes oli kõva sisenemine, et kõik pidi kuulama Tre raadiot Raplas. Tänapäeval, kui siin vahepeal võiks väita, et oli see sinu erakonna nii-öelda häälekandjaks ametlikuks, kas oli ka segamiselement, et keegi kuskil piirkonnas lükkas samasse sagedusse lihtsalt mingi undamise või urina peale, nii nagu nõukaaeg Ameerika häält kattis?
otseselt ei oska öelda, aga kurdeti küll, kuulad aeg-ajalt andsid tagasi, et jah, et raadio sahiseb ja et mingid probleemid on, aga tehniliselt keegi midagi mõõtnud ei ole ja tuvastanud ja tegelikult ju seesama ka raadiosaade 2015 alles alustas Tre raadios, nii et esimesed 5 aastat seda seal ei olnud ja oli ka sel ajal mingeid tehnilisi anomaaliaid, nii et ma ei oska seda kindlalt küll kommenteerida. Teid on tahetud kinni ka panna või on tulnud, ma ei tea, kuidas see küll peaks välja nägema, aga ma ei tea, on tulnud selliseid ettepanekuid, et kuskilt keegi on öelnud, paneme kinni selle. Vaenu õhutamise paragrahvida või kuidagi TTJA tuleb, ütleb, et levita kuidagi kõveralt. Ja eks igasugu, ütleme, küsimustele ma olen pidanud vastama küll, et siis viisakalt öeldes niimoodi, et aga selles mõttes päris kinnipanemiseni ei jõutud, jah. No mis sa näed, kas Eesti ajakirjandus, Tre raadio on hea näide, eks ole, kuidas ühe saate kuvand põhjustas kuvandi kogu raadio kohta, eks ju, et mis rahvas seal on ja mis juttu seal aetakse ja kes seda siis kuulavad, et kas ajakirjandus ka nii öelda vanaaegses mõttes nagu Prantsusmaal, mis need olid need raamatud, kus olid need ajakirjanikud tegutsesid, kas valitsuse teenistuses või selle vastu, kuidas sa näed, kas on ajakirjandus ka niimoodi pooli valimas praegu? No selgelt on näha, et Eesti meedia tegelikult on, ütleme siis ikkagi saatejuhtide või ka ütleme toimetajate isiklik maailmavaade tahes-tahtmata kumab läbi paljudes saadetes, nii et see kahjuks on niimoodi, ei peaks olema minu meelest nii, aga antud saade oli tegelikult nagu väga selgelt, kui räägime EKRE saatest, sildistatud sisuturunduslik saade ja teised erakonnad tegid samasuguseid saateid tegelikult lokaalsetes piirkondades valimiste perioodil, EKRE tegi lihtsalt kogu aeg, ütleme siis nii. Aga mis sellest saatest nüüd saab? See ju küll ei ole vist sinu otsustada, see mõttes, et sa müüsid Tre kaubamärgi maha, uus omanik on tegelikult välja öelnud, et selles vormis või selle sagedusel ta ei jätka. Tegelikult Tre kaubamärk vastupidi jäi mulle ja Tre kontserdid toimuvad edasi ja uus omanik vahetab nime, et raadiojaamadest, ütleme siis opereerivad firmad müüsid maha ja uus nimi tuleb sellele raadiole ja nende programm saab olema teistsugune natukene, et nende visioon on ütleme siis mitte poliitilist sisu edastada. 300 000 eurot maksuvõlga ja siis sinu kraesse, seda ei saanud edasi müüa. Eks see oli ka lõpuks üks põhjus, et kui sa öösel tahad rahulikult magada, et ma niimoodi ise enda jaoks olen mõtestanud selle, et kui keegi küsib, et kuidas sul läks siis, et kas oli ka hea diil, et selles mõttes oli hea diil, et riik saab oma raha, maksuamet saab oma raha ja mina sain ühe väärtusliku ettevõtluskoolituse ja kogemuse 15 aasta jooksul, mida ühegi, ütleme siis kuskil koolis ei õpetata ja lõppkokkuvõttes saan ka rahulikum une ja rohkem vaba aega, nii et kõik võidavad. Aga kas raadiot oli kerge või raske müüa? On üldse praegu inimesi, kes, üks leidus, eks ole, aga kui sa seda plaani hakkasid tegema, kui sa hakkasid otsima neid inimesi, siis kuidas sul tundus, et kas huvi oli olemas üldse, et või tegelikult need riskid olid nii suured, et pigem ei soovitud selles ärisse sukelduda? Ega ütleme nii, et ilmselt Eestis väga palju inimesi ei ole, kes sellesse ärisse soovivad sukelduda, aga huvilisi mingil määral oli ja üks siis läks nii-öelda tehinguga lõpuni. No ma võin lisada, et siin omanikku vahetanud raadiojaama uus nimi tuleb täpselt nädala pärast välja 19. jaanuaril ja omanik või siis omaniku ettevõtte omanik võiks siis nii öelda. Priit Pedanik, Nuvola meedia omanik, ütleb, et äsja omaniku vahetanud raadiojaam jätkab piirkondliku sisu ja kohalike uudiste edastamist, aga rohkem saab tähelepanu värske Eesti muusika eetrist kaob nii EKRE poliitikute Martini ja Mart Helme saade Räägime asjast kui ka kõik muud poliitilise kallakuga saated uuenevas raadiojaamas poliitilist sisu enam ei tule. Jah, seda on ta mulle ka öelnud, jah. Aga ma ei tea, konkreetselt selle saate juurde tulles, kas see jätkab kuskil podcastis või mis mõtted sellega on, kas seda müüakse, ma ei tea, on sul haldad sa seda kuidagi või tegelikult see ei ole ka sinu rida praegu? See saade jätkub, jah, tal oli nüüd YouTube'i, läheb videopodcastiks interaktiivsemaks ja võimalik, et mingites regionaalsetes jaamades ta ikkagi mängib, et vist Saaremaal ja võib-olla ka Lõuna-Eestis tulevikus saab raadiost edasi kuulata seda, jah. Riigikogu liikmena on sul tunne, et seal ka aeg-ajalt võiks otseülekande käima panna, et see toimub lihtsalt palju põnevam kui see, mida pühapäeva õhtuti kommertskanalitist näeb? No kolmapäeval infotundi saab ju Rahvusringhäälingust ka vaadata vist minu meelest endiselt. Reitingult üks suurema vaadatavusega asju teatud sihtrühmades. Aga Siim, mis sa tooksid välja siis sellised helgemad momendid sellest raadio tegemisest? No ma arvan, et ütleme see algusaeg kõik, kui see üldse käima sai pandud, kogu see esimene selline ehitamise etapp on iga ettevõtte juures põnev, see selline kiire kasv, kui tekivad raadio puhul uued sagedused, võimalused, kõik see, et see oli põnev ja ikkagi osades maakondades, kus me toimetasime ka Emori reitingute järgi, meil õnnestus jõuda, näiteks Rapla maakondas me olime ikkagi mingi vahe siin 2017-19 olime number 1, ütleme, et seal Sky plus Vikerraadio tulid järele, et me juhtisime mitmetes Lõuna-Eesti piirkondades Ring FM samamoodi, et selles mõttes maapiirkondades me olime tegelikult tugevad ja pigem oligi koht, kus me võib-olla läbi ei suutnud nii hästi lüüa, oligi Tallinn tegelikult ja peale Tallinna sageduse tulemist, aga kui sa tahad raadioarist tugev tegija olla, siis kui sa pealinnas ei ole number 2, 3 või 4 vähemalt
kui mitte number 1, siis tegelikult pikka perspektiivi ju ei ole. Siim, miks on vaja kohalikku raadiot? Just nimelt, et tegelikult Tre ju niimoodi on toimetanud, et just nimelt, et kohalik oleks. Seepärast, et ütleme, üleriigilist uudist sa saad igalt poolt, seda tuleb sulle igalt poolt, aga kohalikul järjest vähemaks need kohalikke ajalehti, on mingid kohalikud uudisteportaalid, aga kohalikud inimesed samamoodi kuskil, kus nad käivad, räägivad omavalitsuste tegijad, kultuuritegijad, kus nad saavad käia rääkida oma asju, nii nagu meie räägime siin ümber laua praegu ja tuhanded inimesed maakonnas kuulavad just nimelt nende piirkonna asju, et sellist võimalust on vaja, sellist väljundit on vaja ja minu meelest, ja see oligi minu jaoks üks missiooniprojekt, et minu nägemuses elu on ikkagi eelkõige kohalik ja ütleme alles siis globaalne, et me kunagi mõtlesime isegi niisugust sloganit Tre raadiole, et sisult kohalik ja vormilt siis nagu globaalne, et katame Eestit ja saab kuulata internetist üle maailma, et kes ka kuskil Austraalias või Ameerikas elavad, saavad kuulata oma kodukoha juttu siis Rapla raadiost läbi interneti. Seal mis süsteem oli, sa saad kohe parandada, selline, et olid mingisugused programmi osad, mis olid kattusid, eks ole, ja siis olid mingid osad, mis siis vastavalt võimekusele tegid need kohalikud maakonnad juurde, eks ole, jah? Jah, et ütleme, see aga ajas natukene muutus, et esimesed perioodid oli ikkagi seal nagu 100% ainult kohalik, aga praegu on jah olnud sellist kattuvust ka, et aga ikkagi kohalikud toimetused, kohalikud külalised, et kas või seal samas Raplas, kus me alutasime, see oli ikkagi väga selgelt Rapla asi. No vot, loomoraal, kui võtta tagasi vaadata 15 aastat tegutsemist, mitu sekundit sellest siis Tre raadio projektid kõik ka kasumit andsid? Noh, väärtusliku kogemuse ja nagu ma ütlesin, et lõpuks riik saab oma raha, mina saan parema une ja vaba aega. Jah, ja nagu sa tegelikult siin realiselt ka ütlesid, et see on olnud ikkagi missiooni asi, et mingit rikkust sa ikkagi, kui mitte vaimset, siis ütleme, et mingit rahalist rikkust sa seda toonud ei ole. Jah, aga ta on andnud väga suurepärased kogemused ja eks ta on toetanud kui mu teisi ettevõtmisi, tegelikult ikkagi kontserttegevus näiteks on väga selgelt, et seda kui vaadata suuremas pildis, eks ta siis ikkagi mingi loogika tal oli ka majanduslik, kuni sinnamaani, kui tõesti siis ütleme, need inflatsioon, Ukraina sõda, Covid, kõik see tuli, et peale seda läks tõesti raskeks ja see oli ikkagi lõpp oli selline suhteliselt piin. Ja viimane küsimus, millal sa ise viimati Tre raadios eetris olid, saadet tegid, no mõtlen mitte külalisena, vaid just saatejuhina ja mis saade see võis olla ka? Ma arvan, et äkki paar suve tagasi soovisaadet tegin ükskord. Jah, üks laupäeva õhtu ilmselt, kuna tuli mingi, ma ei mäleta, kas saatejuhil juhtus midagi või ja ma mõtlesin, et otsiti juba asendajat, aga ma teen ise, et chatis nägime, niisugune chat oli seal, et on saatejuhti vaja õhtuks, et mingi probleem on tollase saatejuhil, siis ma ütlesin, ma teen ise ja oli päris kihvt ja ma tegelikult olen ühe korra veel eetris, nüüd 16. jaanuar me teeme sellise Tre raadio nii-öelda viimase Tre nime alt minev eetripäeva, et lähen ühe korra veel eetris. Siim Pohlak oli täna hommikul külas, ehk siis on vedanud nüüd 15 aastat Tre raadiot ja kohe siin nädala lõpus siis uue omaniku kätte see läheb. Siim, aitäh, et hommikul läbi tulid raadiokast. Aitäh kutsumast. Edu. Raadio 2.